38. kiri. Kohaliku universumi hoolekandevaimud. Lõpmatu vaimu isiksused jagunevad 3 selgesti eristatavasse klassi. Seda teadis ka tulihingeline apostel, kes kirjutas Jeesusest, kes on läinud taeva ja istub Jumala paremal käel, kus temale on allutatud inglid ja meelevallad ja väed. Inglid on aja hoolekandevaimud. Meelevallad on kosmose sõnumitoojate väed. Väed on lõpmatu vaimu kõrgemad isiksused. Nii nagu supernavid keskses universumis ja sekonavid superuniversumis, nii moodustavad seeravid koos oma kaaslaste keerubite ja sanobitega kohaliku universumi inglikorpuse. Seeravid on kõik väliselt üsna ühesugused. Kõigi 7 superuniversumi eriuniversumite seeravid erinevad üksteisest minimaalselt. Nad on kõigist vaimutüüpi isikulistest olenditest kõige standardsemad. Nende mitmesugused klassid moodustavad kohalike, loodute, oskuslike ja üldiste hoolekandjate korpuse. 1. Seeravite päritolu. Seeravite loojaks on universumi emavaim ja nende loomine on kavandatud rühmadena korraga 41 472, alates etaloninglite ja teatavate ingli algkujude loomisest Nebadoni algusaegadel. Loojapoeg ja lõpmatu vaimu esindaja universumis loovad koostöös hulgaliselt poegi ja teisi universumi isiksusi. Kui nad on selle ühise töö lõpetanud, alustab poeg aineliste poegade esimeste sooliste loodud olendite loomist ning universumi emavaim tegeleb samal ajal üksinda esmakordselt vaimude paljundamisega. Nii algab kohaliku universumi seeravivägede loomine. Need ingliväed kavandatakse surelike tahteolendite evolutsiooni planeerimise käigus. Seeravite loomine pärineb ajast, mil universumi emavaim sai suhteliselt isiksuseks, ajast, kus ta oli loojapoja varane loomisabiline, mitte meisterpoja hilisem kooskõlastatud kaaslane. Enne seda sündmust olid Nebadonis teenivad seeravid ajutiseks laenatud ühest naaberuniversumist. Seeraveid luuakse regulaarselt ka praegu, sest Nebadoni universum ei ole veel valmis. Universumi emavaim ei lõpeta kunagi loomistegevust, kuni universum veel kasvab ja täiustub. 2. Inglite olemus. Inglitel ei ole ainelisi kehi, kuid nad on kindlapiirilised ja üksteisest eristatavad olendid, kes on olemuselt ja päritolult vaimud, kuigi surelikele nähtamatud. Tajuvad nad ilma muundajate ja teisendajate abita teid sellistena, nagu te oma lihalikus kujus olete. Nad saavad intellektuaalselt surelike eluviisist aru ja jagavad inimestega kõiki nende mittemeelelisi emotsioone ning tundmusi. Nad hindavad ja naudivad väga teie pingutusi muusika ja kunstialal ning tõelist huumorit. Nad on täiesti teadlikud teie kõlbelistest heitlustest ja vaimsetest raskustest. Nad armastavad inimolendeid ja teie pingutused neid mõista ning armastada võivad tuua ainult head. Kuigi seeravid on väga südamlikud ja osavõtlikud olendid, ei ole neil seksuaalseid tundeid. Nad on suures osas samasugused nagu teie ise eluaseme ilmades, kus te ei nai ega naitu, vaid olete nagu inglid taevas. Sest kõik, kes on väärt arvatud jõudma eluaseme ilmadesse, ei need nai ega naitu, nad ei või enam surragi, nad on ju inglite sarnased. Vaatamata sellele räägime me otsesemalt isast ja pojast, pärinevatest soolistest loodud olenditest, enamasti kui Jumala poegadest. Vaimulapsi aga nimetame Jumala tütardeks. Soolise eluga planeetidel kasutatakse inglite nimetamisel seetõttu tavaliselt naissoost asesõnu. Seeravid on loodud tegutsema nii vaimsel kui ka ainelisel tasandil. On vähem murantja või vaimutegevuse faase, mis ei ole nende hoolekandele avatud. Kuigi isikulise staatuse poolest erinevad inglid inimolenditest vähe, ületavad seeravid neid kaugelt teatavate funktsionaalsete võimete poolest. Neil on palju võimeid, mis ületavad inimliku arusaamisvõime.
Teile on näiteks öeldud, et teil on juuksekarvadki kõik ära loetud ja nii see tõesti on, kuid ükski seerav ei kuluta oma aega nende loendamisele ja nende arvu pidevale korrigeerimisele. Inglitel on loomuomane ja automaatne niivõrd, kui teie seda suudate tajuda, võime selliseid asju teada. Seeravaid võiks tõesti pidada harukordsete võimetega matemaatikuteks. Seetõttu täidavad seeravid ebatavalise kergusega arvukaid ülesandeid, mis oleksid surelike jaoks tohutu töö. Inglid on vaimse staatuse poolest teist kõrgemal, kuid nad ei mõista teie üle kohut ega süüdista teid. Missugused ka poleks teie eksimused, inglid, olgugi jõult ja väelt inimestest suuremad, ei esita teie vastu süüdistusi. Inglid ei mõista inimkonna üle kohut ning ka ükski surelik ei tohiks oma kaasolendite üle ette kohut mõista. Hea, kui te ingleid armastate, kuid te ei peaks neid jumaldama, sest neid ei palveldata. Kui teie prohvet heitis maha ingli jalge ette, et teda kummardada, siis suur seerav loia laatja ütles, vaata, ära tee nii, sest ma olen sinu ja su rahvaste kaassulane, kes kõik tunnevad rõõmu Jumala kummardamisest. Loodud olendite eksistentsi skaalal on seeravid oma olemuselt ja isiksuse annetelt vaid veidi surelikest rassidest ees. Tegelikult, kui teid lihast vabastatakse, saate te üsna nende sarnaseks. Eluaseme ilmades te hakkate seeravaid hindama, tähtkuju sfääridel neist rõõmu tundma ning Salvingtonil jagavad nad teiega oma puhkuse ja palveldamiskohti. Kogu morontiaja ja sellele järgneva vaimse tõusutee jooksul on teil seeravitega ideaalne vendlus. Te olete suurepärased kaaslased. 3. Ilmutamata inglid. Kõikjal kohaliku universumi aladel tegutseb arvukalt vaimolendite klasse, kes on surelikele ilmutamata, sest nad ei ole mingil viisil seotud paradiisi tõusmise arengukavaga. Käesolevas kirjas nimetame ingliteks teadlikult just neid universumi emavaimu järglasi, kes on seeravid ja muud nende sarnased ja kes on nii suuresti seotud surelike ellujäämise kavade elluviimisega. Kohalikus universumis teenib veel 6 nendega seotud olendite klassi. Ilmutamata ingleid, kes ei ole kuidagi konkreetselt seotud universumi selliste tegevustega, mis seonduvad arenevate surelike tõusuga paradiisi. Neid 6 inglitest kaaslaste rühma ei nimetata kunagi seeraviteks ega ka hoolekandevaimudeks. Need isiksused on täielikult tegevuses Nebadoni haldamise ja muude asjatoimetustega ning need tööd ei ole kuidagi seotud ei inimese pideva vaimse tõusuteega ega täiuslikkuse saavutamisega. 4. Seeravite maailmad. Salvingtoni ringluse 7 põhisfäärist koosnevasse 9. rühma kuuluvad seeravite maailmad. Igaühel neist maailmadest on 6 satelliiti, kus asuvad seeravite koolituse kõigi faaside erikoolid. Kuigi seeravid pääsevad kõigisse 49 maailma, mis Salvingtoni sfääride sellesse rühma kuuluvad, on üksnes nende käsutuses ainult esimene parv 7. Ülejäänud 6 parves elavad 6 inglitest kaaslaste klassi, kes ei ole Urantjal ilmutatud. Igal niisugusel rühmal on keskus ühes 6 põhimaailmast ja konkreetne tegevus 6 harusatelliidil. Kõigil ingliklassidel on vaba pääs nende 7 rühma kõigisse maailmadesse. Need keskusmaailmad on ühed Nebadoni suurejoonelisematest aladest, kuna seeravite valdused on ilusad ja tohutu suured. Siin on igal seeravil tõeline kodu ja kodu tähendab 2 seeravi asupaika, sest nad elavad paaridena. Kuigi seeravid ei ole mees ega naissoost nagu ainelised pojad või surelikud rassid, on nad negatiivsed ja positiivsed. Enamiku ülesannete täitmiseks on vaja 2 inglit. Kui nad ei ole ringlusesse lülitatud, saavad nad töötada üksi. Ka koha peal töötades ei vaja nad oma olemuse täiendajaid.
Niisuguste ühenduste tekkimine on tingitud eeskätt tegevusest. Neil ei ole iseloomulikud seksuaalsed tunded, kuigi nad on ebatavaliselt isikulised ja tõeliselt südamlikud. Lisaks neile määratud kodudele on seeravitel ka rühma, roodu, pataljoni ja üksuse keskused. Igal 1000. aastal on neil kokkutulekud ja nad on kõik kohal vastavalt oma loomisajale. Kui seeravil on kohustusi, mille tõttu ta ei saa teenistusest puududa, siis on ta kohal oma kaaslasega vaheldumisi ning teda asendab mõne teise sünniajaga seerav. Nii on iga seeravist partner kohal vähemalt igal teisel kokkutulekul. 5. Seeravite koolitus. Seeravid veedavad oma esimese aastatuhande Salvingtoni ja sellega seotud maailmade koolides otsese lähetuseta vaatlejatena. Teine aastatuhat veedetakse Salvingtoni ringluse seeravite maailmades. Neid keskseid koole juhivad praegu esimene 100 000 Nebadoni seeravit ja nende ülemaks on selle kohaliku universumi algne ehk esmasündinud ingel. Nebadoni seeravite esimest loodud rühma koolitas 1000 seeravite rühm Avalonilt. Seejärel õpetasid meie ingleid juba vanemad seeravid nende endi hulgast. Ka Melkiseedekitel on kõigi kohaliku universumi inglite, seeravite, keerubite ja sanobite hariduses ning koolituses suur osa. Kui see koolitusperiood Salvingtoni seeravi maailmades on lõppenud, korraldatakse seeravid inglite organisatsiooni traditsioonilistesse rühmadesse ja üksustesse ning määratakse ühte või teise tähtkujusse. Neid ei lähetata sinna hoolekandevaimudena, kuigi nad on lähetuseelse inglikoolituse faasides jõudnud üsna kaugele. Kui seeravid võetakse hoolekandevaimude seisusesse, siis teenivad nad kõigepealt vaatlejatena madalaimates arengumaailmades. Pärast kogemuse omandamist pöörduvad nad tagasi selle tähtkuju keskusega seotud maailmadesse, kuhu nad on määratud ja alustavad seal kõrgema tasandi õpinguid, valmistudes konkreetsemalt teenistuseks mingis kohalikus süsteemis. Üldhariduse omandamise järel lähetatakse nad edasi teenima mõnesse kohalikku süsteemi. Meie seeravid lõpetavad oma koolituse mõnes Nebadoni süsteemi keskusmaailmaga seotud arhitektuurses maailmas ning lähetatakse siis teenistusse aja hoolekandevaimudena. Kui seeravid on kord lähetusse saanud, võivad nad seoses oma ülesannetega liikuda kogu Nebadoni ulatuses, isegi Orvontonil. Nende töö universumis on piirideta ja kitsendusteta. Nad on lähedalt seotud maailmade aineliste loodudolenditega ja on alati vaimissiksuste madalamate klasside teenistuses, luues sidemeid nende vaimumaailma olendite ja aineliste maailmade surelike vahel. 6. Seeravite organisatsioon. Pärast 2 aastatuhandet seeravite keskuses viibimist organiseeritakse seeravid rühmaülematele alluvatesse 12 rühmadesse. 12 paari, 24 seeravit. Ja 12 niisugust rühma moodustavad roodu, 144 paari, 288 seeravit, mida juhib rooduülem. Pataljoni ülemale alluvad 12 roodu, moodustavad pataljoni, 1728 paari ehk 3456 seeravit. Ja üksuse ülemale alluvad 12 pataljoni, moodustavad seeraviüksuse ehk 20 736 paari ehk 41 472 üksikseeravit. Ning leegioni ülemale alluvad 12 üksust moodustavad leegioni, kus on 248 832 paari ehk 497 664 üksikseeravit. Jeesus viitas tol ööl Getsemani aias just niisugusele inglite grupile, kui ta ütles: või arvad sa, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid?
12 leegioni ingleid moodustavad kokku väe, kus on 2 985 984 paari ehk 5 971 968 üksikinglit ja 12 niisugust väge, 35 831 808 paari ehk 71 663 616 inglit moodustavad kokku seeravite suurima tegutseva organisatsiooni, Ingli armee. Seeravi väge juhib alati peaingel või mõni muu kooskõlastatud staatuses isiksus. Ingli armeesid aga suunavad kirkad õhtutähed või muud Gabrielile otseselt alluvad ülemjuhatajad. Ja Gabriel on taevaste armeede ülemjuhataja, Nebadoni suveräänile, vägede issandale jumalale alluv täitev juht. Kuigi seeravid ja kõik teised kohaliku universumi klassid teenivad Salvingtonil isiksustunud lõpmatu vaimu otsesel juhendamisel, on nad alates Miikaeli annetumisest Urantial allunud meisterpoja suveräänsele võimule. Niipea kui Miikael Urantial lihast sündis, levis üle kogu Nebadoni superuniversumi teadeanne, mis kuulutas: ka kõik jumala inglid kummardagu teda. Tema suveräänsele võimule alluvad kõik ingliseisused. Nad kuuluvad rühma, mida on hakatud nimetama tema võimsateks ingliteks. 7. Keerubid ja sanobid. Keerubid ja sanobid sarnanevad kõigi oma põhiomaduste poolest seeravitega. Nad on sama päritolu, kuid mitte alati sama saatusega. Nad on imeliselt arukad, hämmastavalt edukad, liigutavalt südamlikud ja peaaegu inimlikud. Need on madalaimad ingliklassid, seega eriti lähedased arengumaailmade arenumat tüüpi inimolenditele. Keerubid ja sanobid on loomupäraselt omavahel seotud ja neil on ühine tegevus. Ühed on positiivse, teised negatiivse energiaga isiksused. Paremale kallutavad ehk positiivse laenguga inglid on keerubid, varemad ehk juhtivad isiksused. Vasakule poole kallutavad ehk negatiivse laenguga inglid on sanobid, täiendavad olendid. Kummagi inglitüübi üksi tegutsemine on väga piiratud, seetõttu teenivad nad tavaliselt paarides. Teenides iseseisvalt ilma seeravitest suunajate abita, sõltuvad nad vastastikusest kontaktist veelgi enam ja tegutsevad alati koos. Keerubid ja sanobid on seeravitest hoolekandjate ustavad ja tõhusad abilised ning selliste alluvate abilistega on varustatud kõik 7 seeravite klassi. Keerubid ja sanobid teenivad neis ülesannetes pikki perioode, kuid nad ei saada seeraveid, kes lähevad ülesandeid täitma väljaspool kohaliku universumi piire. Keerubid ja sanobid on vaimud, kes teevad süsteemide maailmades rutiinseid töid. Kui nende ülesanne pole seotud isiksusega või kui on eriolukord, siis võivad nad teenida ka seeravi paari asemel, kuid nad ei tegutse kunagi, isegi mitte ajutiselt, inimolendeid saatvate inglitena. See õigus kuulub vaid seeravitele. Planeedi lähetuse saanud keerubid astuvad kohalikele koolituskursustele, õppides muu hulgas ka selle planeedi tavasid ja keeli. Ajahoolekande-vaimud on kõik kakskeelsed ja räägivad nii oma päritolu universumi kui ka oma päritolu superuniversumi keelt. Maailmade koolides õppides omandavad nad täiendavaid keeli. Keerubid ja sanobid, nagu ka seeravid ja kõik teised vaimolendite klassid, tegelevad pidevalt enese täiendamisega. Edasiarendamiseks ei ole võimelised vaid võimsuse juhtimise ja energia suunamisega tegelevad alluvad olendid. Kõik loodud olendid, kellel on tegelik või potentsiaalne isiksuse tahe, pürgivad uute saavutuste poole. Keerubid ja sanobid on loomu poolest morontia eksistentsi tasemele väga lähedal ja nad oskavad kõige tõhusamalt teha füüsilise morontia ja vaimualade piiripealseid töid. Nende kohaliku universumi emavaimu laste suhtes kehtib 4. loodud olendi põhimõte, nagu ka Havana servitalide ja lepituskomisjonide puhul. Iga 4. keerub ja iga 4. sanob on poolaineline, meenutades väga tugevasti morontia eksistentsi taset.
Sellised neljandana loodud inglid on seeravitele nende universumi ja planeedi otsesemates tegevusfaasides suureks abiks. Need Morontia keerubid täidavad ka Morontia koolitusmaailmades paljusid vältimatuid piiriülesandeid ja neid määratakse hulgaliselt Morontia kaaslaste teenistusse. Nad on Morontia sfääride jaoks ligilähedaselt samaväärsed nagu keskteelised arenguplaneetide jaoks. Asustatud maailmades töötavad need Morontia keerubid sageli koos keskteelistega. Keerubid ja keskteelised on selgesti eristuvad olendite klassid. Neil on erinev päritolu, kuid nad on olemuselt ja tegevuselt üsna sarnased. 8. Keerubite ja sanobite evolutsioon. Keerubite ja sanomite ees on lahti arvukad teenistuses edasijõudmise teed, mille käigus nende staatus tõuseb ning võib veelgi enam tõusta, kui neid hõlmab jumalik hoolekandja. Arengupotentsiaali poolest jagunevad keerubid ja sanobid 3 suurde rühma. Esiteks, tõusutee kandidaadid. Need olendid on olemuselt seeravi staatuse kandidaadid. Sellesse klassi kuuluvad keerubid ja sanobid on andekad, kuid ei ole loomupäraste võimete poolest seeravitega võrdsed. Kui nad aga seda taotlevad ja kogemusi omandavad, on neil võimalik jõuda täieliku seeravi staatuseni. Teiseks, vahepealsed keerubid. Kõigil keerubitel ja sanobitel ei ole võrdselt tõusupotentsiaali ja need loodud inglid on loomupäraselt piiratud. Enamik neist jääb keerubiteks ja sanobiteks, kuigi andekamad neist võivad jõuda piiratud seeravi teenistuseni. Kolmandaks, Morontia keerubid. Need ingliklasside 4. olendid säilitavad alati oma poolainelised omadused. Nad jätkavad keerubite ja sanobitena koos enamiku oma vahepealsete vendadega, kuni ülima olendi tegelikustumine on lõpule jõudnud. Kuigi 2. ja 3. rühma kasvupotentsiaal on mõnevõrra piiratud, võivad tõusutee kandidaadid jõuda universumi seeraviteenistuse kõrgusteni. Paljud neist kogenumatest keerubitest on kinnistatud seeravitest saatuse kaitsjate juurde, kust neil on võimalik liikuda otse edasi eluasemeilmade õpetajate staatuseni, kui vanemad seeravid jätavad koha vabaks. Kui saatuse kaitsjate surelikud hoolealused Morontia ellu astuvad, ei ole saatuse kaitsjatel enam keerubitest ja sanobitest abilisi. Ja kui teistele arenevatele seeravitüüpidele antakse luba Seraphingtoni ja paradiisi pääseda, peavad nad Nebadoni piirest väljudes oma endised alluvad maha jätma. Neid mahajäetud keerubeid ja sanobeid hõlmab tavaliselt universumi emavaim ja selle tulemusena jõuavad nad seeravi staatuse poole pürgimisel eluasemeilmade õpetajatega võrdsele tasemele. Kui hõlmatud keerubid ja sanobid on eluasemeilmade õpetajatena Morontia sfääridel alates madalaimatest kuni kõrgeimate sfäärideni piisavalt teeninud ja kui nende korpuses Salvingtonil on liikmeid üle, kutsub Helkes Koidutäht need loodud ajaolendite ustavad teenrid oma juurde. Neilt võetakse isiksuse muundamise vanne ja seejärel hõlmab universumi emavaim neid edasi jõudnud ja vanemaid keerubeid uuesti 7000-liste rühmadena. Sellest teisest hõlmatusest väljuvad nad juba täieõiguslike seeravitena, sest peale on neile uuesti sündinud keerubitele ja sanobitele täielikult avatud kogu seeravite elutee koos kõigi paradiisi võimalustega. Neid ingleid võidakse määrata mõne sureliku olendi saatuse kaitsjateks ja kui surelik hoolealune saavutab ellujäämise, omandavad nad õiguse pääseda Seraphingtoni ja seeravite 7 saavutuslikule ringlusele, isegi paradiisi ja lõplikkuse korpusesse. 9. Keskteelised. Keskteelisi saab liigitada 3 viisil. Neid on õige pidada tõusvateks jumala poegadeks. Faktiliselt kuuluvad nad alaliste kodanike klasside hulka ning
tegevuse järgi loetakse neid aja hoolekandevaimudeks, sest nad on sureliku inimese teenimisel kosmosemaailmades nii lähedalt ja tõhusalt seotud inglivägedega. Neid ainulaadseid loodud olendeid esineb enamikus asustatud maailmades ning neid on alati detsimaal ehk elukatsete planeetidel, nagu seda on Urantia. Keskteelisi on 2 tüüpi, esmased ja teisesed keskteelised ning neid luuakse järgmistel viisidel. Esiteks, esmased keskteelised. Vaimsem rühm on mõnevõrra standardne olendite klass, kes kõik ühtemoodi põlnevad planeedivürstide poolt modifitseeritud tõususurelike isikkonnast. Esmaseid keskteelisi on alati 50 000 ja ühelgi nende hoolekande alusel planeedil ei ole sellest suuremat rühma. Teiseks, teisesed keskteelised. Nende loodud olendite ainelisem rühm on esindatud eri maailmades suuresti erineval arvul, kuid keskmiselt on neid igaühes umbes 50 000. Nad on eri viisidel pärit planeedi bioloogilistest ülendajatest, aadamatest ja eevadest või nende otsestest järglastest. Neid teiseseid keskteelisi saab arenevates kosmosemaailmades tekkida vähemalt 24 viisil. Selle rühma tekkelugu Urantial oli ebatavaline ja erakordne. Kumbki neist rühmadest ei ole tekkinud juhuslikult. Mõlemal on universumi arhitektide ettemääratud kavades oluline koht ja nende ilmumine arenevatesse maailmadesse õigel hetkel on vastavuses juhendavate elukandjate esialgsete plaanide ja arengukavadega. Esmaseid keskteelisi varustatakse intellektuaalse ja vaimse energiaga samal viisil nagu ingleid ja nad on intellektuaalselt staatuselt ühesugused. 7 meeleabivaimu nendega kokku ei puutu ning vaid 6. ja 7. palveldamisvaim ja tarkuse vaim suudavad hoolt kanda teisese rühma eest. Teiseseid keskteelisi varustatakse füüsilise energiaga samal viisil nagu aadamaid. Nad on lülitatud vaimsesse ringlusesse seeravite viisil ning intellektuaalselt on neile antud Morontia ülemineku tüüpi meel. Füüsiliselt jagunevad nad 4 tüüpi, vaimselt 7. klassi ja nad reageerivad intellektuaalselt 12 tasandil 2 viimase meeleabivaimu ja Morontia meele ühisele hoolitsusele. Nendest erisustest tulenevad erinevused nende tegevuses ja ülesannetes planeetidel. Esmased keskteelised meenutavad rohkem ingleid kui surelikke. Teisesed klassid sarnanevad palju rohkem inimolenditega. Kumbki osutab teisele hindamatut abi, täites paljusid ülesandeid planeetidel. Esmased hoolekandjad võivad saavutada koostöösideme nii Morontia kui ka vaimuenergia juhtijatega ja meeleringluste hoidjatega. Teisene rühm saab luua töösuhteid vaid füüsiliste juhtijatega ja ainelise ringluse reguleerijatega. Aga et kumbki keskteeliste klass saab luua teistega täiuslikult sünkroonse sideme, saavad mõlemad rühmad seega praktiliselt kasutada kogu energiakammat alates aineliste maailmade puhtfüüsilisest võimsusest läbi universumi energia üleminekufaaside kuni taevaste alade kõrgema vaimureaalsuse jõududeni. Täiusliku silla üle ainelise ja vaimse maailma vahelise tühimiku moodustavad surelike inimeste, teiseste keskteeliste, esmaste keskteeliste, Morontia keerubite, vahepealsete keerubite ja seeravite omavahelised ühendused. Iga sureliku isiklikus kogemuses langevad need eri tasandid kahtlemata enam-vähem ühte ning jumaliku mõttekohandaja nähtamatud ja saladuslikud toimingud annavad neile isikliku tähenduse. Normaalsetes maailmades teenivad esmased keskteelised teabekogumiskorpuses ja taevaste meelelahutajatena planeedivürsti nimel. Teisesed hoolekandjad aga jätkavad oma koostööd aadamlikus valitsemisviisis planeedi tsivilisatsiooni arendamiseks.
Planeedivürsti reetlikkuse ja ainelise poja ebaõnnestumise korral, nagu see juhtus Urantial, saavad keskteelised süsteemi suverääni hoolealusteks ja teenivad planeedil tegutseva eeskostja suunava juhendamise all. Kuid vaid veel 3 maailmas Satanial tegutsevad need olendid ühe rühmana ühtse juhtimise all, nii nagu ühinenud keskteelistest hoolekandjad Urantial. Nii esmaste kui ka teiseste keskteeliste tööplaneetidel ja universumi arvukates üksikmaailmades on mitmekesine ja mitmepalgeline, kuid nende tegevus normaalsetel ja keskmistel planeetidel erineb suuresti kohustustest, mida nad täidavad isoleeritud sfääridel, nagu näiteks Urantial. Esmased keskteelised on planeetide ajaloolased, kes alates planeedivürsti saabumisest kuni valgusesse ja ellu stabiliseerumiseni koostavad ajaloolisi vaatemänge ja planeedi ajaloo kirjeldusi, et esitada neid süsteemi keskusmaailmades. Keskteelised jäävad asustatud maailma pikaks ajaks, aga kui nad jäävad neile osutatud usaldusele truuks, tunnustatakse lõpuks päris kindlasti nende igikestvat teenistust loojapoja suveräänsuse alalhoidmisel. Et nad on kannatlikult hoolitsenud oma aja ja ruumi maailma aineliste surelike eest, siis saavad nad ka väärilise tasu. Kõik teenekad keskteelised liidetakse varem või hiljem tõusvate jumalapoegade ridadesse ja võetakse pidulikult kaasa paradiisi tõusu pikale avastusretkele koos nende samade loomset päritolu surelikega, nende maapealsete vendadega, keda nad kiivalt kaitsesid ja oma pikal planeedil viibimise ajal nii tõhusalt teenisid. Esitanud Melkiseedek Nebadoni seeravivägede ülema palvel.